senderdus. Ja Piiraja pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tere taas meid kuulama vaatama, head 3. poolaja sõbrad. Paar nädalat läinud linnutiivul taas mööda. Vahepeal on Eesti spordimaastikul kõvasti ja tuliselt vaieldud kõikvõimalike teemad üle, aga 3. poolaeg jätkab jalgpallirindel. Tõsi, seekord siis küll pisut teises kastmes. Meil on tavapäratult 2 külalist ja vähe sellest. Üks nendest on jalgpallur ainult üks ehk Jan-Martti Vainula, tere tulemast. Ja Jan-Martti Vainula isa, Vallot Vainula, tere tulemast. Tere. Spordisõbrad teavad, on kindlasti kuulnud, Vallot Vainula on, no ütleme, Eesti lauatennisele elav legend. 40-kordne Eesti meister. Sellest me räägime kindlasti ka, aga Vainulate perekond on üks väga äge spordiperekond ja seetõttu siis 3. poolajas teeme täna natuke tavatult nii-öelda jutu spordiperest. Hakatuseks, Vallot, milline on sinu meenutus, esimene meenutus sellest, kui poeg Jan hakkas mängima palli? Mis iganes palli? Ma arvan, et mingisugune väike pall oli kodus kohe olemas, et sisuliselt sünnis saati. Et minu lauatennise pallid ja meil oli sul teisi palle ka, et mida seal kodus veeretada või põrgatada või lükata. Et ma arvan, et selles mõttes ikkagi väga, väga varasest east, aga ma ei saa öelda, et teisi mänguasju ei oleks olnud, et ainult pall oli, et kindlasti oli neid teisi mänguasju ka, aga pallid kuulusid sinna mänguasjade hulka. Ja. Aga need pallid olid esialgu siis need pisemad pallid või? Oli igasuguseid palle, oli piksipalle, oli tennisepalle, oli ka suuremaid, aga ütleme, jalgpall ei olnud võib-olla väikse lapse jaoks täismõõtmedes jalgpall on üsna suur pall, mida seal kohe alguses nagu lükkama hakata. Kas nüüdseks 18-aastane Jan-Martti mäletab ka neid väiksemaid palle või? No eks need pinksipallid on olnud mu elus põhimõtteliselt kõik need 18 aastat, aga ma arvan, et nagu ma olin seal 1-2 aastane, siis minu võib-olla esimene mälestus pallist on siuke number 2 suuruses väike kollane pall, mida ma siis võib-olla vanama juures kodus lükkama hakkasin. No sinu puhul või teie pere puhul ei pääse nagu mitte kuidagi parimagi tahtmise korral mööda sellest küsimusest, et kuidas see jalgpall või kuidas mitte lauatennis? No see lugu algas põhimõtteliselt lasteaias, et ma sattusin sellisesse lasteaeda, kuhu siis Harju tuli trenne andma, alguses küll kord nädalas ja ju siis vanemad nägid, et see oli nagu hea viis siis last liikumas hoida ja nii palju, kui ma isalt kuulnud olen, siis nad nagu ei näinud nii-öelda tulevikku selles, et ma lauatennist mängiksin. Olgu see siis see, et võib-olla trennid olid piiratud ja tegelikult olen ma ka elus nagu tennist mänginud, et see vist oli siis nii-öelda teine koormus juures veel lisaks jalgpallile ja ma arvan, et need koos nagu on andnud tegelikult hea koosluse, mis tänaseks on nagu saanud. No nii, kas ma saan Janni jutust õigesti aru, et geenidega on läinud siis natuke lauatennise mõttes nihu või? Ma arvan, et küsimus ei ole geenides, et lauatennis treeninguid tavaliselt ei alustata väga varajases nooruses, et pigem siis, kui kooli minnakse, et ütleme kuskil seal 7-8 aastaselt minnakse lauatennise treeningutele. Aga kui Jan oli 4-5 aastane, et siis võib-olla me hakkasime otsima mingisuguseid võimalusi, et midagi võiks teha. Harju Laagri jalgpalliklubi siis tuli lasteaeda, korjas korra nädalas lapsed kokku.
pakkus neile jalgpallitreeninguid ja siis lisaks Jan on käinud aasta aega ujumas, küll võib-olla mitte selles mõttes ujumistrennis, aga et püsiks vee peal ja oleks see ujumisoskus olemas. Ja 5-aastaselt ta vist läks ka suure tennise treeningutele, et mida siis pakuti juba selles vanuses, et 5-aastastele tehti tennise treeninguid. Aga siis rahvakeelis öelduna pingsi mängimine kodus on mingil moel jäänud? No me oleme mänginud ikkagi köögilaua taga ikkagi ma arvan, et iga aasta ja mõni aasta on rohkem seda mängimist, mõni aasta vähem, nüüd on võib-olla vähemaks jäänud, aga ikkagi ma olen ka käinud nii-öelda temaga, kui ta on nagu treenerina laagreid korraldanud, siis ma olen käinud nagu laagrites kaasas ja ikkagi, kui seal nagu vaba aega on, siis nii-öelda palli oleme me toginud, ma arvan, küllaga. On see lihtsalt selline togimine, nagu harrastusmängija mängib või on tunda ka seda, et isa on ikkagi harjunud seda tegema ainult professionaalsel tasemel? No mingil määral on kindlasti näha, et ta nagu mängib nii-öelda seda professionaalselt, aga selles mõttes ega ma ka päris puukäega ei ole, et ma suudan ikkagi natuke talle vastu ka mängida ja ma arvan, et see on nii-öelda lõbus ajaviide, mida me siis koos teha saame. No, on puukäega peale. Pallile pihta saab, et nagu ma ütlesin, et ta on ka suurt tennist mänginud, et kindlasti on abiks seegi, et varasemas, ütleme, Jani lapsepõlves me mängisime rohkem, viimastel aastatel on seda kindlasti vähem olnud, aga jah, ütleme, kuna ma töötasin lauatennise treenerina, siis erinevates laagrites aeg-ajalt käis kaasas ja siis kas oli võimalus minuga mängida või ka siis ütleme teiste noormängijatega seal treenide vahepeal aega viita, et ma ei ütle, et ma nüüd hirmsasti oleks teda surunud, et professionaalsele lauatennise treeningule, aga reket on käes hoidnud ja seda mängu natuke oskab. Okei, et sinnani ma jõuda tahtsingi, et sageli on ju see, et vanemad ütlevad küll, et nad kuidagi ei tee neid otsuseid või ei mõjuta, aga elu on näidanud, et sageli need lapsed nagu hakkavad tegelema selle sama spordialaga, eriti kui tipptasemena sport on olnud, et teie peres siis, et Jan tegeleb teise spordialaga, see nii-öelda protsess läks igati mõistlikult ja valutult. Minu arvates küll, et nagu ma ütlesin, et niisuguste lauatennise treeningutega alustamiseks võib-olla oli liiga vara. Tal tekkisid, ütleme, alustasime nende treeningutega, mida siis konkreetselt tollel hetkel nagu pakuti. Jalgpall, tennis, ma leian selles mõttes, et selline mitmekülgne spordile lähenemine on igati nagu teretulnud, et on hästi palju selliseid, kes spetsialiseeruvad ühele spordialale nagu väga varajases eas, et ma pigem toetan nagu seda, et proovi erinevaid variante, et jalgpallitrennis käimine, kus alguses tegelikult ju ka, et kui sa räägid 4- või 5-aastastest lapsest, et ei tegeleta jalgpalli mängimisega, vaid lihtsalt ringi jooksmisega ja natukene seal hüppamise ja palli lükkamise ja löömise ja koordinatsiooniga, et ükskõik missugusele spordialale see sealt pärast nagu edasi lähed, et see kindlasti mööda külge maha ei ole jooksnud. No see jalgpalli juurde jõudmine, nagu sa mainisid, Harju tuli lasteaeda ja nagu Vallot rääkis, nagu me teame, esialgu oligi see ilmselt lihtsalt mäng. Jah, nii ta oli, et kuna ka klubi oli tollel hetkel noor, et ta on just loodud 2009. aastal, siis ma arvan, kui nad lasteaeda jõudsid, siis ma olin 4-aastane äkki, ehk siis oli 2011. Näete eeskujuks, kui hästi teab üks jalgpallur klubi ajalugu. Toona oli minu treeneriks siis Kalmar Liiv, keda tänasel päeval me tunneme kui Harju klubi nii-öelda tegevjuhti. Sealt siis, ma arvan, esimesed paar aastat
2 aastat ilmselt oli siis peamiselt lasteaias, kõik treeningud 1 kord nädalas. Kui ma natuke vanemaks kasvasin ja kooli oli vaja minna, siis tegelikult me kolisime Peetrisse ja nii-öelda jällegi juhuse teel oli Harju loonud oma treeninggrupiga siis Peetrisse, kus nii-öelda ma sain siis jätkata trennis käimist nii-öelda Harju ridades ja samal ajal koolis käia. Ma arvan, sealt võib-olla sain ma külge selle õige jalgpallipisiku, et siis juba tekkis selline tunne, et nii-öelda kui ma suureks saan, siis ma tahangi jalgpalli nagu mängida. Kuigi samal ajal ma jätkasin endiselt nii-öelda tennise mängimist ja siis mingil hetkel võib-olla kui treeningkoormused hakkasid nagu suuremaks minema, kus hakkas juba päevadele tekkima nagu 2 trenni, siis ma pidin nagu valima, et kas ma tahan mängida tennist või jalgpalli ja nii-öelda tänasel päeval me teame, et ma valisin jalgpalli ja nii-öelda hetkel võib tunduda see kui õige otsus. Oli see valik su jaoks, kui sa täna tagasi mõtled, keeruline? Ma arvan, liialt ei olnud. Seda võib-olla valikut lihtsustas ka natuke see Covidi periood, mille me üle pidime elama, et nii-öelda tollel hetkel hakkas võib-olla tekkima see, et jalgpall, ma olin juba selle otsuse natukene enda jaoks nagu valmis mõelnud enne seda perioodi, aga kui see periood tuli, siis võib-olla see oligi see nii-öelda viimane piisk karikasse, mis siis tegi mulle selle otsuse minu eest. Pereisa mälestustes see aeg, kuidas see otsuse sündimine toimus? Eks ta nii oli, et tegelikult kui ta kooli läks, siis ta tegeles 2 spordialaga ja alguses ütleme nooremana neid trenne ei ole nii palju, et oli võib-olla 2 tennisetrenni nädalas, 2 jalgpallitrenni nädalas, mingil hetkel tõusid seal, et on mõlemad 3, siis juba tekkisid päevad, kus on mingi päev 2 trenni. Ja sealt edasi veel, et kui juba mahud hakkasid seal 4 ja 5 peale minema, et siis pidi varem või hiljem pidi selle valiku nagu tegema, et see Covidi aeg mingis mõttes nagu selles mõttes lihtsustas seda valikut, et seal treeninggruppi piirati suurustega ja piirati sellega, et kas sa teed väljas või sees, et seal vahepeal saalid olid kinni või siis said ainult mingi 2 kaupa teha ja nii edasi, et tennise treeningute avamine või ütleme, et siis nendega jätkamine võttis oluliselt kauem aega kui jalgpalliga ja siis oli nagu jalgpallitreeningutega lihtne jätkata samal ajal, kui sa tennisetreeninguid veel teha ei saanud ja kui see lõpuks see periood läbi sai, et siis tegelikult me sügisest otsustasime, et me uuele aastaringile tennises enam ei lähe, et sellega laias laastus ühest küljest nagu Jan ütleb, et tal oli võib-olla see valik juba enne tehtud, aga teisest küljest ka see olukorrad jällegi soodustasid, et läks selles mõttes valutult. Ja siis saabuski see, et kui poiss vähemalt siis treeningu mõttes viskas räketi nurka. Jah, võib nii öelda küll. Me oleme küll ka suurt tennist pärast seda aeg-ajalt mängimas käinud, aga ütleme, jah, see on jälle niisugune ajaviite ja harrastuse tasemel, mitte siis nagu tõsine sportlik pingutus. Seal on see mäng nagu vähe võrdsem või kui väikse laua taga? Jah, ma ütleks küll nii, et seal pigem kalduvad kaardid mulle. Vastab tõele või on poiss läinud? No, jah, las ta arvab nii. No, Jan, kui sa mainisid siin enne Kalmar Liivi, nagu siis tuleb praegu välja, kellel on sinu kujunemisloos siis saatuse tahtel oluline roll nii enne kui nüüd, siis ma kasutan seda võimalust ja ma korra tsiteerin Kalmarit eelmise aasta kevadest, kui sa said Harju Jotka laagri stipendiaadiks, siis Kalmar ütles sellised sõnad sinu kohta. Tsiteerin. Suurte gabariitidega noor väravavaht, kelle üks suur tugevusi lisaks väravavahi oskustele on töökus ja karakter. Jan kannab selgelt edasi Harju DNA-d. 2024 hooajal näitas Jan esiliigas, et on meeste mänguks valmis. Jääme nüüd ootama, kuidas Jan samm kõrgemal premium-liigas kohaneb. Usume, et tal on sellise töökusega jätkates helge tulevik ja see ei piirdu ainult Eestis mängides.
ilusad sõnad või mis? On küll. Mida tähendab sinu jaoks töökus ja karakter? No töökus minu jaoks on see, et kui sa lõppkokkuvõttes tahad nii-öelda spordis jõuda kuhugi, siis see töö on võib-olla see kõige olulisem osa. Olgu see siis treening või tegelikult ka tänapäeval kujuneb järjest olulisemaks puhkamine või taastumine sellest spordist ja sinna juurde käivad kõik toitumine, magamine. Et selles mõttes see töökus võib-olla on lisaks treeningutele ka see nii-öelda professionaalsus või mis sinna kõrvale käib. Ja karakteri all ma arvan enamus, kes on kunagi Harju mängul käinud, on väljaku peal mind kuulnud ja ma arvan, see on ka üks minu nii-öelda suuri tugevusi, et olla taga häälekas ja anda võistkonnale nii-öelda kindlust, et nii-öelda neil on ka nii-öelda tagalas keegi ees. Kuidas see sulle tulnud on, sest see kõik, mis sa räägid, on väga justkui loomulik, samas me peame arvestama sellega, et sa oled veel väga-väga noor väravavaht ja sa teed alles oma esimesi mänge Premium liigas. Ma arvan, et selle kujunemisloos võib-olla mängib suhteliselt suurt rolli meie väravahtide treener, keda on platsi kõrvalt samuti kuulda. Sten-Martin Vahi, jah. Ma arvan, ta on andnud mulle nii-öelda, ei ole mind võib-olla aidanud ainult väravvahina nii-öelda platsil tehnikat harjutades, vaid ka on andnud mulle sellise nii-öelda iseloomu osas erinevaid nõuandeid, mida ma siis olen saanud nagu valida, et mida ma nii-öelda kasutusse võtan ja mis võib-olla jäävad tema liistude juurde. No sul on tänaseks kirjas 10 mängu Premium liigas. 9 sellest hooajast, 1 eelmisest hooajast. Seda on ju tegelikult väga vähe, aga ometi me juba sellest hooajast, värskete mälestuste ajal me teame sind kui Premium liiga hetkeseisuga ühte paremat väravavahti. Oled sa nõus muga? Ma arvan, hetkel on veel vara järeldusi teha sama nagu ka selle hooaja seisukohast, et siin on veel 3 ringi mängida ja nii-öelda ma arvan, et neid nii-öelda käbisid loeme hooaja lõpus. Ühe käbi me lugesime kokku ka hiljuti, kui sa tegid Eesti U21 koondise eest debüüdi Šveitsis. Said teha palju tööd, kõvasti tõrjuda. Kuidas sa seda mängu mäletad? See oli üks väga raske mäng, kuna jõudes juba, olles ka esindanud Eestit nii-öelda U19 ja U17 klassis, siis U21 Šveits, nad mängisid tõesti väga hästi ja seal olid mängijad väga tehnilised, väga kiired, võib-olla see nii-öelda need kiirused, millega me Eestis nagu harjunud ei ole ja kuna ta oli nagu esimene mäng, siis see võib-olla tuli nagu suurema üllatusena, aga ma arvan, ma sain kohe mängu sisse ja see nii-öelda lõpuks võimaldas meil mängida suhteliselt korraliku mängu, kahjuks pidime võtma sealt 1-2 kaotuse vastu, aga ma arvan, et mäng meie poolelt oli korralik ja samamoodi ka minu poolelt. Kuidas on sul mängudeks valmistumine, sest see kõik, mida inimene näeb, kas siis staadionil või teleka taga, tundub kõik väga lihtne, et vile kõlab ja hakkad muudku pihta. Kas sa tunned mängu ajal mingisugust ärevust, eriti veel väravahi positsioon on ju midagi erinevat võrreldes sellega, mis on väljakumängija? On see sul ajas kuidagi muutunud? Kuidas sa seda kirjeldaksid? Ma arvan, mingi ärevus on alati ja ma arvan, et see on ka hea, et mingi ärevus on, see näitab seda, et sa nagu ei ole ükskõikne selle mängu suhtes. Aga ma arvan, kuidas ma oma närvidega toime tulen, on see, et mul on nagu kindel rutiin, mis tegelikult tavaliselt algab juba
juba eelmisel päeval mingite tegevustega, mis siis mind rahustavad või aitavad mul paremini magada ja siis nii-öelda see järgmine päev, mängupäev siis samamoodi, et mingid tegevused, mingi muusika, mingisugused enda rutiinid enne mängu, mis lõpuks aitavad mul selle ärevustasemed tuua piisavalt madalale, et ma suudan nii-öelda külma peaga mõelda ja väljakul teha seda, mida ma oskan. Vallot, ehkki jalgpall ja lauatennis on 2 väga erinevat spordiala, siis kas see pool, millest me praegu rääkisime, mänguks või võistluseks valmistumine, kas Jan on teinud seda omal käel, oma treenerite nõuannete järgi või on siin ka teil olnud mingeid omavahel jutuajamisi? Jutuajamisi on kindlasti olnud, et selles mõttes, et kuigi tegemist on erinevate spordialadega, et aga mõlemad on pallimängud ja selles mõttes sport on sport, et on kindlasti hästi palju on erinevate spordialade vahel ka nagu ühisosasid. Aga see, mis me omavahel rääkinud olen, ma siiski olen nagu natukene seda meelt, et Janil on olnud head treenerid, mitte ainult jalgpallis, vaid ka tennises, aga ka jalgpallis ütleme, et alustades nendest noorte treeneritest, nendest, kes ta kaasasid esimest korda sinna, ütleme, esindusvõistkonna tegemistesse, kui ta oli seal, ma ei tea, 14-aastane, et tal on ka seal 4,5 aastat on juba, ütleme siis, selle esindusvõistkonnaga koos olnud. Lisaks on olnud siis U17, U19, U21 koondiste tegemistes on veel olnud Eesti jalgpallitreenereid terve rida. Ja tal on kindlasti mingisugused omad rutiinid, aga selles mõttes ma arvan, et niimoodi spordist üldiselt me oleme kindlasti nagu palju rääkinud ja arutanud ja analüüsinud ja ma arvan, et see on selles mõttes kasuks tulnud. Et mõnikord öeldakse, mõnel pool ongi siuke kindel põhimõte mõnel alal ja mõnes klubis, et antakse soovitus sportlasele, et ära kodus neid enda asju selles mõttes aruta, et küll me anname sulle siin klubis või trennis professionaalset nõu, et käitu selle järgi, et kas teil harjus või kas teil isaga on olnud nagu jalgpalli spetsiifiliselt ka juttu või mitte? Kindlasti on olnud juttu enamasti küll nii-öelda välismaa jalgpalli üle, aga vahetevahel ka nii-öelda meie mängude üle, et ta ikkagi nii-öelda kommenteerib minu tegevusi, vahel ka nagu võistkonna omasid, aga siis see ongi minu asi nagu nii-öelda saada aru, et mis on see nii-öelda, kus me saame võib-olla siis, kus ma ise saan nagu õppida, aga samal ajal nagu kui ikkagi klubil on nii-öelda oma nägemus, siis ma olen võimeline talle nagu vastu ka vaidlema selles osas. Vaidleb vastu? Vastab tõele, et selles mõttes, et kui klubist on antud mingisugused konkreetsed juhised, siis ta väga tugevalt kaitseb neid, ütleme siis klubipoolseid instruktsioone, et ma tegelikult kommentaaride ja asjade juures ei ole küsimus nagu alati see, et mina arvan, et minu arvamus on õige, vaid tihtilugu on pigem nagu küsimus selles, et tekitada seda diskussiooni ja proovida leida erinevaid nagu aspekte ja ütleme siis mõista seda mängu paremini, et kui teie klubi on valinud sellise asja, siis ma arvan, et igal stiilil või igal asjal on omad tugevused ja on ka omad nõrkused ja nendest nõrkustest teada saamine ei tähenda seda, et teie stiil on vale, vaid lihtsalt see võib-olla aitab seda mängu paremini mõista erinevatest aspektidest. Kas need dialoogid on teil kodus või sa vahel Vallot arutad neid ka klubi kellegi treenerite või juhtkonnaga? Ma pean ütlema, et ma olen päris palju näinud Jaani erinevaid treeninguid tollest ajast, kui ta on tennist mänginud ja tollest ajast, kui ta on jalgpalli mänginud. Et on olnud võimalus istuda platsi kõrval ja natuke vaadata, aga ma julgen ka väita seda, et ma ei ole olnud selles mõttes pealetükkiv lapsevanem, kes käib jalgpallitreenereid õpetamas, kuidas jalgpalli õpetada. Et ma pigem olen lihtsalt siuke
platsi kõrval istunud ja vaadanud ja enda jaoks seda mängu üritanud nagu, kuna ma ei ole ise jalgpallitreeningutel kunagi käinud, siis lisaks jalgpallile, et kuna ma töötan TalTechi spordiklubis, et seal on ka korvpallivõistkonnad ja võrkpallivõistkonnad, et siis tegelikult on lihtsalt olnud huvitav vaadata, kuidas erinevatel spordialadel erinevate pallimänguvõistkonnad ütleme siis oma hooaegasid üles ehitavad ja need protsessid nagu käivad ja Harju puhul on eriti nagu huvitav olnud see, et kuna tegemist on nagu noore klubiga, et kuidas see alustades oldi puhtalt nagu ütleme siuke noortele keskendunud jalgpalliklubi, aga mingisugusel hetkel, kui see esindusvõistkond hakkas seal mühinal tõusma 3. liigast teise ja esiliiga B-sse ja esiliigasse ja kõrgliigasse, et kus see fookus on natukene ka läinud, ütleme siis esindusvõistkonna suunda ja see noore klubi kasvamise, ütleme siis see teekond on selles mõttes see, mida ma olen üritanud jälgida. Ja tundub, et mitte üksnes jälgida või ka platsi kõrval siis kaasa elada, vaid see klubi tundub, et päris südames, kui vaadata kas või siis umbes 6 aja tagust ühte nädalavahetust, kui Jan möllas Laagri staadionil mängus tiitlikaitsja FC Flora vastu igati edukalt ja isa möllas samal ajal Eesti lauatennise meistrivõistluste paarismängu finaalis Harju Jötka särk seljas. Meenutage seda päeva. Noorematel eesõigus. No, kuna ma teadsin, et tal nii-öelda Eesti meistrivõistlused on ja laupäeval ma ka saalis olin, siis ma tegelikult teadsin ta nagu plaani, et ta kavatseb selle särgiga mängida, aga minu jaoks oli tegu, ma arvan, ühe selles mõttes tavalise mänguga, et ma valmistusin ikka samamoodi ja tegelikult tollel hetkel ma ei teadnud, kuidas ta nii-öelda tema mäng läks, aga ma teadsin, et ma pean nagu oma mängule keskenduma ja ma arvan, et me saime sealt nii-öelda väga magusa võidu, et me oleme see on nüüd meie 3. hooaeg Premium liigas ja see oli esimene kord, kui me suutsime Floralt üldse punkte võtta ja kohe nii-öelda võiduga. Oled, kuidas see Harju särgi kandmise idee tekkis ja kas selle mängu ajal oli ka mõte natuke poisil või mitte? Ja mõte poisil kindlasti ei olnud. Aga küsimus oli provokatiivne. Jah. Aga idee tekkis sellest, et jah, mul on olnud võimalus nagu lavatennist mängida väga kõrge jaani, et Eesti mõistes suhteliselt edukalt ja selles mõttes on tekkinud võimalus selline, et kus mina veel ütleme lavatennises olen olnud natukene tegev ja Jan on siis ütleme jalgpallis jõudnud sellisele tasemele, et on siin kõrgliiga tasemel mänginud, et meil on olnud võib-olla erinevatel spordialadelt sellised, et kus isa ja poeg sisuliselt on jõudnud ühel ajal siis mängida kuskil võib-olla siin kriisadest rääkides, näiteks Valmo kriisa ja Kergriisa kuskil, et see tegelikult oli lihtsalt selline mõte, et panen Janni särgi selga, sisuliselt ju midagi vahetama ei pea, et Vainula on selja peale kirjutatud mulle ka. Aga jah, et see neil samal ajal oli jalgpallimäng, siis see sobis nagu veel paremini sinna. TalTechiga ei tulnud seda plaani läbi rääkida, et tuli teise klubi särk korra selga tõmmata? TalTechiga on selline lugu, et ma töötan TalTechis lavatennise treenerina, aga minu mängiõigused tegelikult kuuluvad Pärnu lavatennise klubile Vint 90, nii et tollel võistlusel mind üles andis siis Pärnu Vint 90. Nendega ei tulnud läbi rääkida? Nendega ei tulnud läbi rääkida jah, et ma tegelikult, see mu lapsepõlvest, mis ütleme siis koduklubi, et kus ma lavatennist nagu mängima hakkasin ja ma olen nende nimekirja nagu siis pikalt kuulunud vaatamata sellele, et ma tegelikult viimased ütleme 25-30 aastat olen enamus ajast mänginud välismaal. Just, et lähmegi siis nagu välismaa juttude juurde sujuvalt edasi, et Vallotil on erinevatest riikidest välismaa klubi eest mängimise kogemus olemas. Loomulikult lauatennises käib see ju teistmoodi
kui jalgpallis, et käiakse ju lihtsalt kohal mingitel nädalavahetusteks mängimas, eks ole? On nii ja naa jah, et konkreetselt minu karjäärist rääkides, siis mul on olnud 7 aastat, ütleme professionaalse lavatennise mängija kogemustest siis aastatel 2003 kuni 2010, et ma 2 aastat olin Rootsis ja 5 aastat Hispaanias, et kus ma siis ikkagi terve hooaja olin koha peal, kus midagi muud peale lavatennise mängimise ei teinud. Hommikul trenn, õhtul trenn, nädalavahetustel mängud ja muud võistlused, aga et need ülejäänud ajad, jah, ma siin aastast 2010 kolisin Eestimaale tagasi, olen tänase päevani Saksamaal mänginud, aga jah, ütleme, et siis ma käingi küll võistkondlikel meistrivõistlustel, aga meie võistkondlik kohtumine on natukene nagu teistmoodi, et meil on seal mingisugune mängude järjekord, kus sa siis ikkagi üksinda mängid, et ütleme siis, kus see võistkondlik koostöö ei ole oluline, et igaüks tegelikult võimaluse korral saab ennast iseseisvalt nagu treenida ja vormis hoida ja oma mängutaset nagu siis tõsta või säilitada, eks. Et ja siis käid nagu koha peal neid mänge mängimas, et selles mõttes ta on nagu teistmoodi jah, et aga mul on nii üht kui teistsugust kogemust. No kui kanda see nüüd üle Janni karjääri juurde, kas teil on olnud perekeskis või klubiga juttu, teatavasti ju mõned Eesti noored jalgpallurid, ka väravavahid, näiteks esimesena tuleb meelde siin värskemalt näiteks Daniil Bereiko näide, kes oli välismaal akadeemias, et proovida ka minna aegsasti välismaale või pigem vastupidi? Kõigepealt võib-olla, mis Valloti arvamus selles küsimuses on? Minu arvamus on selline, et võib-olla sellest eelnevast jutust ka natuke kõlab, et me ei ole nagu selles mõttes kuskilt otsast nagu seda forsseerinud, et see jalgpalli juurde sattumine ja sinna esindusvõistkonda pääsemine ja koondiste juurde pääsemine, et need on mingisuguses mõttes olnud siuksed asjade nagu soodsad kokkulangemised. Me oleme selles mõttes usaldanud praegu Harju jalgpalliklubi tegemisi, et ka Harju jalgpalliklubist on tegelikult mõned mängijad välismaale läinud. Karel Mustmaa näiteks, kes ka tänase päevani mängib välismaal. Imre Kartau käis, oli 2 aastat või natuke kuskil Itaalias. Ja on neid mängijaid veel, kes on käinud muudes kohtades nagu testimisel, et klubiga on sellest aegalt juttu olnud. Vahepeal on ka mingisugused, ütleme, siuksed kuulujutu tasemel, et keegi kuskilt tunneb huvi. Konkreetselt nagu kuskil väljas näitamas ennast käinud ei ole, aga kui peaks sellised võimalused tekkima, siis miks mitte. Aga teisest küljest ma ka näen, et selle klubi protsess, et kus nad esiliigast tõusid kõrgliigasse, küll korraks kukkusid välja, aga nüüd tulid tagasi. Kui nad esimest korda kõrgliigas käisid, Jan mängida ei saanud, esiliigas ta juba hakkas saama mängida, eelmisel aastal istus jälle rohkem pingil, aga sa ütleme debüüdikirja, siis sellel aastal on nagu rohkem mängida saanud, et see premium liigas meeste klassis noore väravahina mängides see pinnas nagu ütleme arenemiseks on piisavalt soodne, et siit ei pea nagu võib-olla kohe esimesel võimalusel minema tormama. Samas, kui tekivad mingisugused võimalused, miks mitte seda varianti kaaluda ja arutada ja sinna suundal nagu töötada. Kuidas see on ise selle välismunistuse peale? Kas ja kuidas sa mõtled? No eks ma olen selles mõttes isaga nõus, et praegu ma tunnen, et ma olen nagu väga heas kohas Harjus, et see on väga hea koht, kus nii ennast arendada kui nagu klubina võib-olla kasvada ja püüelda selles mõttes järjest kõrgemale. Aga eks ikka, nagu ma arvan kõikidel noortel jalgpalluritel see unistus on jõuda pigem Eestist välja, et mängida kuskil nii-öelda mujal, kõrgemal tasemel nii-öelda Euroopas siis. Et ma näen tänasel päeval, et see on võimalik, aga see nõuab palju tööd. Ja kindlasti siis see soodustav tegur, mis aitab sul nii-öelda rahulikult Harjus oma asja edasi teha, on see, mida sa ise enne välja teed, et Sten-Martin Vahi näol on sul ma ei tea, kas teda võib sinu jaoks nimetada heaks mentoriks või kuidagi niimoodi? Jah, põhimõtteliselt võib küll, et ma arvan, et
kui ta tuli, see oli juba võib-olla äkki 2020, kui klubi mängis teises liigas, et siis ta hakkas vaikselt nende väravahi treeningutega peale. Siis 2021 seal teises pooles ta hakkas mind vaikselt kaasama ka nagu esindusmeeskonna tegemistesse, kus ma sain vaikselt nagu trenni teha ja ma arvan, et see on lõpuks kasvatanud mulle ka võib-olla sellise paksu naha, et kuna ma nagu väga noorena läksin nii-öelda esindusmeeskonda, siis jah, mind võeti nagu väga, väga nagu hästi vastu selles keskkonnas, aga sellegi poolest sa pead nagu selle siis taseme võib-olla välja mängima, et nagu sult ikkagi oodatakse midagi, kui sa nagu esindusmeeskonnaga treenid. Ja noh, vaikselt sai sealt see protsess alguse ja ma arvan rohkem, kus ma sain juba esindusmeeskonnaga, olin põhimõtteliselt kogu aeg treenisin, oli see esimene Premium liiga hooaeg. Toona küll ma olin 3., vahel isegi ka 4. väravahi rollis, aga ma arvan, et temaga koos me oleme siis võib-olla kasvanud, kuna too hetk nagu ka tema alustas oma väravahi treeneri karjääri, siis me oleme nagu koos saanud areneda läbi nende aastate ja noh, tänasel päeval, kui me nagu omavahel räägime, siis mingitel hetkedel on nagu ka see, et jah, et me oleme nagu arenenud koos, aga võib-olla mõned asjad me teeksime nagu teistmoodi, kui me saaksime nagu täna uuesti alustada. Et selles mõttes see kogemus on olnud nagu väga hea temaga koos siis nii-öelda järjest oma karjääriredelis tõustes. Nagu isa ka juba enne mainis, et veel eelmisel Harju siis varasemal Premium liiga teekonnal olid sa teine väravavaht ja tegelikult ju ka siis arutati juba, et äkki ühe Eesti klubi jaoks on, siis jalgpalliringkondades arutati, et Eesti klubi jaoks on selline luksus hoida endale välismaalasest väravavahti, kui endal on noor ja talendikas vend olemas, et kas sa ise nagu sel ajal, kui sa olid ikkagi veel teine number, nagu suutsid päriselt jääda nagu rahulikuks või ikkagi juba kuskilt nagu kipitses, et tahaks? Ma arvan, alguse perioodil ma suutsin nagu rahulik olla, et ma arvan, see oli minu jaoks selles mõttes ka nagu väga raske hooaeg mentaalselt ja ma nagu kasvasin palju võib-olla selle hooaja jooksul nagu inimesena, et ma sain aru, et nagu vahel on vaja võib-olla sellist sammu tagasi, et nii-öelda astuda siis võib-olla 2 sammu edasi, et ma arvan, et see oli võib-olla vajalik, aga jah, ta oli nagu mentaalselt hästi keeruline ja võib-olla seal ma tooks ka nagu siis Sten-Martin Vahi rolli välja, et tema nagu aitas mind ka nagu mentaalselt lisaks siis nii-öelda perele ja nii-öelda ka teistele mängijatele. Oli tegelikult nagu mingil moel see Janile, ju tegelikult väga noore väravahina, aga oli see mingit pidi raske aeg? Kindlasti oli. Siin on natukene, ütleme, see kujunemise lugu jälle on võib-olla selline, et mingisugusel hetkel, kui ta sinna Harju Laagri noorteakadeemiasse läks, et siis alguses neil oli rohkem väravahti, aga kui nad, ütleme, seal neid eliitliigasid noorteklassides hakkasid mängima, siis tegelikult tollel ajal Jannis sai juba, ütleme, siis nende noorte võistkondade nagu esimene väravaht, et ta sisuliselt 3 aasta jooksul, ma arvan, peaaegu, et kõik mängud mängis, äkki seal 1 või 2 tükki jäid vahele, ükskord vist oli haige ja ükskord sai punase kaardi, aga sisuliselt 3 hooaja jooksul nagu ühtegi mängu vahele ei jätnud. Et kui ta pärast nagu kaasati juba seal 14-aastasena, ütleme siis esindusvõistkonna tegemistesse, et siis see põhiline mänguaeg tuli teisest liigast, kus ta sai siis ka suhteliselt regulaarselt mängida, et kui esiliigas juba, ütleme, hooaja teises pooles ta sai ka pigem nagu põhiväravahiks, et alustas seal Maiko Rimmel, kes oli ka väga hea väravaht.
et siis see esimest korda nüüd eelmisel aastal, kui ta esindusvõistkonnas oli, et siis tegelikult võib-olla karjääri jooksul esimest korda oli selline, et kus sihukest regulaarset mänguaega ei olnud, mis siis ütleme noorel mängijal, kellel seda kunagi varem polnud olnud, et see kindlasti vajas harjumist, sellega toimetulek ei olnud kõige lihtsam, aga ma mingisuguses mõttes võib-olla päästis noortekoondiste ütleme valikus olemine, et tollel aastal ta selle U19 koondisega sai seal üle 10 mängu võib-olla mängida, et kus ta suhteliselt regulaarselt mängis siin Balti turniiri pluss siis Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimänge, et need 10 koondise mängu kindlasti hoidsid nina vee peal. Kas see, tegelikult ju väravavahi jaoks, kelle positsioon selles mõttes jalgpallimeeskonnas on kindlasti kõige keerulisem, et kui sa oled tavaliselt, kui sa oled number 1, siis sa oled number 1 ja sa mängid ja kui sa oled number 2, 3, 4 või 5, sa tavaliselt ei mängi. Et sina oled kõike seda oma noores karjääris veel saanud kogeda nii siit kui sealt poolt pigem vähe, aga kas sul sellel aastal, millest me praegu rääkisime, oli ka reaalselt nagu mingid selliseid mõtted, et ma ei tea, ma ei taha siin klubis enam olla või mida iganes sellist? Ei, seda ma arvan ei olnud, aga ma olen nagu enda peas nagu mõelnud, et minu jaoks võib-olla see teise väravahi roll nagu klubis ongi võib-olla üks raskemaid, sellepärast et sa treenid päevast päeva, sa näed nagu kogu aeg tohutult vaeva, aga sul ei ole sellist nagu väljundit, et sa ei saa minna nädalavahetusel ja mängida ja ennast nii-öelda nagu välja elada, mida siis esimene väravat saab ja ma arvan, see muudab selle nagu keeruliseks, sest kõik need emotsioonid nagu kuhjuvad sinu sisse. Aga ma arvan, et selles mõttes siin aastate jooksul on Harjust nagu käinud läbi erinevaid väravvahte ja ma olen nagu saanud nendelt siis võtta kaasa nende nii-öelda ka parimad omadused, et ma olen saanud nagu ka nende pealt õppida, et kui siin me rääkisime Maiko Rimmelist, kes jalaga Eesti mõistes on ikkagi väga kõrge klassiga väravvaht ja samal ajal Baturins nii-öelda mingisugustes nii-öelda krossi korjamisolukordades on nagu väga hea, siis on nii-öelda asju, mida ma olen saanud kindlasti neilt õppida ja nii-öelda lisaks siis treenerile nagu ka nendega rääkida ja ma arvan, see on olnud nagu suureks kasuks lõppkokkuvõttes. No mina, kes ma olen nüüd vaadanud või nii palju või nii vähe, kui ma olen su mänge vaadanud, siis esimene pilk püüan siis teha nüüd amatööranalüüsi sinust, on selline, et sa oled väga hea joonel ja sa oled väga vokaalne. Kas sa oled nõus, et need on sinu tugevused? Jah, ma arvan, et neid võib lugeda minu tugevusteks. Mis on sinu nõrkused? Ma arvan, neid ma ei hakka välja tooma, pärast võistkonnad hakkavad ära kasutama seda. Arvad, et meeskondadel ei ole piisavalt hea scouting, et nad seda muidu ei teeks? Ei, no kindlasti on, aga ma arvan, et las need asjad jääda siis nii-öelda klubi sisse. No, sa mainisid seda siis Maiko puhul seda jalaga mängu ja Harju mänge nähes on ka aru saada, et tahetakse nii palju kui võimalik mõistuse piires väravavahti kaasata sellesse mängu ja me ju ka teame, et tänapäeva jalgpall liigub selles suunas, kus kui nüüd laenata seda, et sa ei olnud omal ajal puukäsi lauatennises, siis jalgpalli väravavaht ei tohi olla puujalg. Et kuidas sul sellega enda arvates suhted on? Ma arvan, et jalaga nii-öelda aastate jooksul ma olen palju arenenud ja me oleme sellele nagu ka trennides nii-öelda suurt rõhku pannud, et see areng toimuks. Ja ma arvan, et tänasel päeval me suudame siis mängida nii-öelda efektiivset jalgpalli, et kui vaja, siis nii-öelda ma suudan palli lüüa piisavalt kaugele, aga samal ajal me suudame ka nagu all rahulikult mängida ja vastaste pressi alt välja tulla. No, te olete suutnud praeguseks mängida sedavõrd efektiivset jalgpalli, et kui täpselt veerand hooaega sai nüüd selle nädalavahetusega läbi, olete te tabelis 4. kohal
1 punkt medalist, 5 punkti kullast. Kuidas kõlab? No selles mõttes kõlab hästi, aga me peame nagu aru saama, et 3/4 hooaega on minna, et me mängisime väga hea ringi, et me saime selles mõttes, me mängisime efektiivselt ja saime ka nagu mitte võib-olla siis nii hea mängupildiga oma punktid nagu kätte, et lõppkokkuvõttes võib lugeda, et meil nagu ebaõnnestus üks mäng see Kuressaare vastu ja ma arvan, et mis meie trumbiks on olnud meie nagu kaitse ja see hingestatus just kaitses ja võib-olla too mäng just see oligi nagu puudu ja sinna need nii-öelda võib-olla punktid läksid, aga ma arvan, muus pildis me oleme mänginud nagu head jalgpalli ja efektiivset jalgpalli. No kui vaadata seda Harju mänge, muidugi eriti hästi tunneb seda staadionil, eriti teie kodustaadionil kohal olles, aga tegelikult kumab see läbi ka ekraani tagant vaadates, et see ei ole justkui lihtsalt üks jalgpallivõistkond, on kuidagi tunda, et see on, ma ei tea, mingi sõprade klubi või midagi sellist. Jaa, ma arvan, et meil on klubis nii-öelda väga hea keskkond ja riietusruumis on nagu väga hea keskkond ja ma arvan, see on üheks meie suureks trumbiks, et me saame kõik omavahel väga hästi läbi ja kui me läheme väljakule, siis kõik on nagu nõus ennast vette viskama, et kas või joone pealt neid palle peaga ära tuua ja samamoodi olen ka mina seda valmis tegema. Sina saad käsiga kasutada? Jah. No kui pöörata lõpu alguseks veel korraks pilk tulevikku, siis ma tean, et need küsimused on tiba rasked, aga ma ikkagi küsin, kas sa oled mõelnud oma peas, et kuhu ja milline võiks mingis ideaalmaailmas olla su samm? Kas Eestis veel tugevamasse klubisse, kuigi hetkeseisuga neid veel tugevamaid klubisid väga palju ei olegi, kui tabelisse vaadata, välismaale, kuidas sa oled see enda jaoks nagu mõelnud? Ma arvan, et jah, sellises ideaalmaailmas see samm võiks olla siis võib-olla välismaale, et ma näen, et nii-öelda me oleme mänginud hästi ja võib-olla see samm võiks olla välismaale, aga eks seda näis, et see ei ole siis võib-olla enam nii palju minud, aga vahepeal ongi just need juhused, mis viivad sinna sellesse kohta, kuhu lõpuks sind on vaja viia. Aga seda number 2 rolli sa niipea kogeda ei taha või? Jah, pigem küll. Ma näen, et ma olen võimeline mängima hetkel Eesti tasemel, loodetavasti tulevikus ka välismaa tasemel. Esinumbrina? Jah. Vallot lõpetuseks veel, et kui me enne rääkisime siin sellest, milline on olnud see kodune nõu või tugi või kõik muu, mis sellega kaasas käib, siis kas see ongi pigem siis selline nõu ja tugi või on see vahel ka utsitamine, hurjutamine, kritiseerimine? Ma arvan, et väiksemana oli aeg-ajalt seda utsitamist ka, et ikka võiks minna ja võiks teha ja võiks pingutada ja nii edasi. Aga ma pean selles mõttes küll ütlema, et Janni puhul need viimased 2-3, kui mitte rohkem, ütleme siin 4-5 aastat, et kui teda on kaasatud sinna esindusvõistkonna tegemistesse ja nii edasi, et siis kiidaks ka selles mõttes nagu Harju klubi, et nendel on olemas mingisugune oma arusaam juba tegelikult noorte klassidest, kuidas nad seda mängu tahavad nagu mängida, missugune pühendumus peab selles klubis nagu olema, et trennides käimine ja ettevalmistus ja kõik sellised asjad, et praegusele peatreenerile enne siis Lauri Nuumale, kes enne seda oli seal Viktor ja ka noorte treenerid tegelikult seda on nagu väga pikaajaliselt aetud ja see on nagu vähemalt Janni puhul ka nagu mängijatele nagu külge jäänud, et tegelikult on ikkagi nagu küsimus see, et täna kohati on pigem seda pidi, et peaks nagu poissi tagasi hoidma, et
kõik, mis nagu öeldakse, et on vaja teha, siis ta väga näpuga hoiab nagu järge ja üritab need asjad nagu ära teha, et üheski trennist puudunud vist ei ole, ei tea, mitu aastat. No Jaan, kas tegelikult selle pühendumise juures, no jällegi mõnele võib-olla tunduda, et pühenduda jalgpallile ja samal ajal ka edukalt koolis õppida on imelihtne, kas on või ei ole? Minu jaoks pigem tuleb lihtsalt see, et ma arvan, et koolis ma olen saanud hakkama kõik need 12 aastat ja selle kõrvalt jalgpalli mängida on ju nii-öelda ainult ühe väikse poisi unistus. No kui sa nüüd gümnaasiumi lõpetad, oled sa enda jaoks juba valmis mõelnud, kas seejärel saab sinust jalgpalliproff või tahad sa selle kõrvale veel midagi enda ellu? Mingid mõtted on, aga ega ma lõplikult seda otsust veel nagu teinud ei ole. Milline on siin isa soovitus? Isa soovitus on selline, et lõpetame kõigepealt keskkooli ära. Haridus ei tule kunagi kahjuks, et kui on võimalus õppimist ja jalgpalli nagu kombineerida, siis see on kindlasti üks hea võimalus. Näiteks TalTechis? Miks mitte? Aga selles mõttes, et see ajaaken, ütleme, et kus oma neid kõrgemaid unistusi nagu taga ajada, et ega see sportlaskarjääris nagu väga suur ei ole. Ja et kui keskkool nüüd läbi saab, et siis tegelikult siin on võib-olla paari aasta küsimus, et kus proovida neid võimalusi Eestist välja minemiseks või ütleme, et siis neid kõrgemaid sihte tagaajamiseks, et Eestis mängida ja ka tegelikult hiljem õppida on alati nagu võimalik. Aga et kui nüüd konkreetselt puhtalt nagu spordi eesmärkidest nagu, et siis võib-olla pürgida nii kõrgele kui võimalik lähiaastatel. Ma pean siin Vallot ikkagi täpsustama, et kui Vallot Vainula ütleb, et see ajaaken sportlasena oma unistusi püüda on suhteliselt väike, olles siis nüüd ise, ma vaatan siit paberit, et ma nüüd ei eksiks, 78-kordne individuaalne Eesti meistrivõistluste medaliomanik, käinud 20 korda Eestit esindamas, ligi 20 korda Eestit esindamas MM-idel, EM-idel, et see aken tundub ikka päris lai olevat, vähemalt lauatennises. No selliseid, ütleme siis... Sellised fenomene sünnib harva. Selliseid on vähe. Lauatennis on, ütleme, et kui me 78-st räägime, et siis meil on ühel aastal võimalik nagu 3 võita, et siis me tõmbame selle kokku 26 aasta peale ja tegelikult 26 aasta. Sport on läinud natukene selliseks, et see spordikarjäär on pikem. Lauatennis on võib-olla selline spordiala, kus see vanus nii otseselt ei mõjuta, et ta on nagu oskuste spordiala, et ma olen küll kordades aeglasemaks jäänud, kui ma võib-olla siin paarkümmend aastat tagasi olin, aga oskused on ju säilinud ja kogemused on olemas, et selles mõttes see Eesti meistrivõistluste medalid võib-olla ei anna ka alati nagu kõige paremat ülevaadet sellest, et kui hästi ma seda lauatennist mängin, et ma ise tegelikult ei pea Eesti meistrivõistluste medalite arvu nagu mingisuguseks väga suureks saavutuseks, et palju olulisema saavutusena ma näen näiteks seda, et ma olen Rootsi kõrgliigas ja Hispaania kõrgliigas ja sellistel nagu mitmeid aastaid suutnud nagu mängida, et see on see, mida teised eestlased on kordades vähem suutnud kui mina, kuigi neil on ka võib-olla paar medalit vähem kui mul. No Jan, kuidas see kõlab, nagu nüüd kanname selle sujuvalt üle teisel alal, et need Eesti meistrivõistluste medalid ei ole midagi, et need erinevad välismaa kõrgliigad, nagu on eeskuju või? Jah, ütleme nii, et latt on päris kõrgele seatud, mida püüda. Et no pressure. Jah, et selles mõttes ma arvan, see on olnud üks minu tunnus juba väikses saadikus, ma tahtsin olla kõige parem. Ja tuleb välja, et ma ei ole isegi enda peres kõige parem. Et on mida püüda, ütleme nii. Aga seest, kui ühel hetkel kohale jõuad, siis on seda magusam ilmselt? Ilmselt on. Ja viimane küsimus teile mõlemale. Kõigepealt siis alustame Vallotist, et milline on sinu
reaalne unistus, kuhu Jan võiks jõuda? Üks käega katsutavamaid unistusi võib-olla võiks olla see, et äkki esindada Eesti koondist. A-koondist. A-koondist, jah. Et mitte noortekoondist, vaid A-koondist. Et kuigi samas ega sinna pürgimine tänasel päeval ei ole ka kindlasti üks nimetatud kõrgliiga mees on hetkel ees, millest me siin teise ala kontekstis rääkis. Ja kujuta ette, kui see 47-ni paneb, et siis tuleb parem olla. Täpselt nii. Ja milline, Jan, on sinu reaalne unistus? Ma arvan, et reaalselt tehtav unistus on mängida mõnes Euroopa nii-öelda võib-olla siis suuremas kõrgliigas, võib-olla isegi mitte need tipud, aga näiteks kuskil Belgias või Hollandis. No nii, tänud teile mehed tulemast, edu sulle, Jan, nende unistuste püüdmisel, edu sulle, Vallot, nende unistuste toetamisel. Aitäh. Ja kõigile vaatajatele samuti tänud tänased jutud sellises veits tavatuskastmes olid teie ees. Paari nädala pärast oleme juba tagasi, seniks kohtumiseni ja kuulmiseni.